Lõpuks on selgunud, miks Kit Kellogg Kiievisse tuli ja miks Kremlis taas räägitakse Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumisest. Väljaanne The Times teatab täna, et Volodymyr Zelenski esitas ettepaneku sõja lõpetamiseks Venemaa ja Ukraina vahel, mis näeb ette relvarahu, vastastikuse Vene ja Ukraina vägede tagasitõmbumise rindejoonelt ning puhvertsooni loomise kolmanda osapoole halduses. Ukraina pool töötas selle plaani kallal koos Donald Trumpi saadikute ja Euroopa ametnikega. On suur tõenäosus, et juba teisipäeval annab Vatikani esindaja selle ettepaneku üksikasjad isiklikult Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile üle. Paralleelselt teatas Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov mõistatuslikult, tsiteerin, läbirääkimised armastavad vaikust. Püüame lähipäevil läbirääkimisi taastada. Samal ajal loodetakse Kremlis tõsiselt, et Donald Trump lendab novembris Pekingis toimuvale ASEAN-i tippkohtumisele ja seal on kohal ka Putin. Ja nüüd loodavad nad, et kahe riigi juhid, USA ja Venemaa, kohtuvad lõpuks ometi. Võtame nüüd koos kogu olukorra võimalikult põhjalikult läbi, sest tundub, et alustame taas uut läbirääkimiste tsüklit. Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Võib-olla mitte kohe, vaid siis, kui olete lõpuni vaadanud. Olen selle eest teile tänulik. Täna ilmus info, et Volodymyr Zelenski esitas ettepaneku sõja lõpetamiseks Venemaa ja Ukraina vahel. Ukraina pool töötas selle plaani kallal koos Trumpi saadikute ja Euroopa ametnikega, nagu teatatakse. Alustame plaanist endast, mille esitas Zelenski ja edasi toon tema sõnasõnalise tsitaadi. Koos Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga leppisime kokku, et koondame kõik need arutelud ühte suunda. Millised on reaalsed võimalused? Kas on võimalusi sõja lõpetamiseks? Ameeriklased tahavad seda arutada meie ja venelastega. Lühidalt öeldes on üks idee relvarahu saavutamiseks. See on peamine. Teine osa on see, mida ameeriklased pakkusid välja vabamajandustsooni kohta. Teisisõnu, meie ja venelased astume võrdselt samme tagasi, luues puhvertsooni, mida nimetatakse vabamajandustsooniks mingi administratsiooni all. Praegu pole veel selge, milline täpselt. See saab olema mingi kolmas osapool. Ja kolmas, mida teevad Euroopa Liit ja NATO ja mida on Ukraina valmis selleks tegema. Seejärel rõhutas Zelenski, et need ideed ei ole ainult Ukraina omad. Tsitaat. Need on ühised ideed ameeriklaste ja eurooplastega ning samuti lõplikult kokkulepitud arutelude tulemus ameeriklaste, meie ja venelaste vahel. Kuidas teile selline pööre tundub? Kõik osapooled reageerisid positiivselt. Keegi ei esitanud vastuväiteid. Meile teadaolevalt on Ameerika poolel veel mõned ideed. Nad tahavad leida sobiva hetke, et neid välja öelda. Me ootame neid. Nagu te aru saate, jätkub läbirääkimiste kulisside tagune osa siiski edasi. Ükskõik kui avalikult kõik osapooled ka ei teeks avaldusi, kulisside taga peetakse siiski läbirääkimisi ja selgub, et juba on olemas mingid väljatöötatud variandid, millega on nõus nii ameeriklased, ukrainlased kui ka venelased. Üldiselt seisneb uue rahuplaani mõte selles, et sõjategevus peatatakse. Ukraina ja Venemaa väed taanduvad rindejoonelt võrdselt kaugele sisemaale. Ja nende vahele jääv ala muutub vabaks majandustsooniks, mida haldab mingi kolmas osapool. Samal ajal ütles endine Trumpi esindaja Keith Kellogg, et see ei tähenda sugugi, et Lääs ja eelkõige USA tunnustaksid okupeeritud alasid Venemaa omadena. Järgneb Kit Kelloggi tsitaat. Kas me tunnustame Krimmi kui Venemaa territooriumi? Ei. Sama kehtib Donbassi, Luganski või Donetski, Hersoni või Zaporižia kohta. Need on lihtsalt okupeeritud ja kõik. Me tunnistame seda. Ja hiljem, võib-olla mitte homme ega ülehomme, kuid nad naasevad Ukraina koosseisu. Teatatakse, et koostatud rahupakkumine kavatsetakse juba teisipäeval anda venelastele üle Vatikani esindaja kaudu. Miks just Vatikan võib saada selleks vahendajaks? Siin on huvitav moment. Asi on selles, et USA erisaadiku Steve Witkovi ja Trumpi väimehe Jared Kushneri visiit Moskvasse on edasi lükatud. See tähendab, et seda ei ole tühistatud, kuid kindlasti edasi lükatud.
on ebatõenäoline, et see visiit toimub enne augusti lõppu, seega on põhjus seda edasi lükata. Sellest teatati Valges Majas ja varem teatas teine allikas, et Vitkov ja Kushner võivad külastada nii Kiievit kui ka Moskvat selle kuu lõpuni. See tähendab, et plaan külastada Kiievit ja Moskvad oli olemas, kuid just Moskva osa jäi toppama. Ja seetõttu oletasin juba varem, et just sel põhjusel saabus Kit Kellogg Kiievisse, sest ta jätkab just Ukraina suuna ajamist. Samal ajal teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Vladimir Putin on valmis taas kohtuma Ameerika liidrisaadikutega. Aga küsimus on selles, milliste ettepanekutega nad tulevad. Seetõttu tekib selline loogiline ahel, kuna Vitkovi ja Kushneri otsene visiit Moskvasse jäi toppama, aga ametlik kanal on selgelt ettevaatlik. Siis kasutatakse alternatiivset, poliitiliselt vähem koormatud kanalit. See tähendab läbi Vatikani, mis on juba korduvalt olnud vahendajaks selle sõja humanitaar- ja diplomaatilistes küsimustes. Sellegipoolest valmistatakse läbirääkimiste avalikku osa tegelikult ette. Eelmisel päeval teatas Vene diktaatori abiline Juri Ušakov, et Venemaa ja USA presidendid Volodka Putin ja Donald Trump kohtuvad ja peavad läbirääkimisi, kui nad osalevad APEC-i tippkohtumisel Hiinas. Siiski pole Ameerika poolelt selle kohta seni ühtegi signaali tulnud, märkis Putini abiline. Tuletan meelde, et APEC-i tippkohtumine toimub sel aastal Hiina Shenzhenis 18. ja 19. novembril. Hiina, kes on selle foorumi võõrustaja, on välja käinud loosungi jõuka kogukonna loomisest Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ning määratlenud 3 peamist töövaldkonda. Need on avatuse, innovatsiooni ja koostöö edendamine. Samal ajal tuletan meelde, et juba septembris võtab Trump Washingtonis vastu Xi Jinpingi. Nüüd meenutame Budanovi avaldust ja siin on oluline mitte selle tähendust lihtsustada. Edasi tsiteerin Ukraina presidendi kantselei juhti. Läbirääkimised armastavad vaikust. Püüame lähiajal läbirääkimisi taastada. Kuid ta lisas kohe ka väga olulise möönduse. Tsitaat. Ma ei ütle, et me praegu täielikult sõja peatame. See on pigem tehniline külg. Ehk siis Budanov eristab selgelt 2 erinevat protsessi. Läbirääkimiste taaselustamine kui selline, see on üks asi. Aga tegelik lahingute lõpetamine on hoopis teine asi. Palju kaugem ja üldse mitte garanteeritud asi. Väljend läbirääkimised armastavad vaikust on iseenesest samuti sisukas. See vihjab, et tegelik diplomaatiline töö võib praegu toimuda mitte avalike avalduste kaudu, vaid just suletud kanalite kaudu, nagu näiteks seesama Vatikani vahendus. Ja Zelenskõi vihjas sellele samuti. Ja mis on märkimisväärne? Venelased räägivad samuti viimastel nädalatel sellest, et läbirääkimised armastavad vaikust ja nad on varju tõmbunud. Oluline on ka laiem kontekst. Volodõmõr Zelenskõi lükkas eelmisel päeval tagasi üleskutsed korraldada sõja ajal valimised, nimetades seda ideed tsunamiks, mis lõhestab riigi. Ja ta hoiatas sisemise lõhe tekitamise eest tsiviilisikute ja sõjaväelaste vahel. See on otsene avalik vastus endise kaitseministri Mihhail Fjodorovi üleskutsele korraldada sõjaaegsed valimised, millest me rääkisime eraldi saates. Aga see on ka signaal, et presidendi kantselei võib keskenduda uuele rahuprotsessi voorule ja selle tulemuste põhjal tehakse juba otsuseid. Territoriaalsest olukorrast rääkides teatas Zelenskõi, et Dnipropetrovski oblast on peaaegu täielikult puhastatud pesemata Vene okupantidest. Venemaa kontrolli all on jäänud vaid 10 ruutkilomeetrit oblastist. Ta nimetas eesmärgiks saavutada territoriaalne pariteet 2026. aasta lõpuks. Venemaa on tänaseks 2026. aastal okupeerinud 990 ruutkilomeetrit. Sel aastal on Ukraina tagasi vallutanud 820 ruutkilomeetrit. Veel üks kohalik operatsioon peaks lõppema augusti lõpuks, teatas Zelenskõi, kuid ta pole veel öelnud, milline see on. See tähendab, et siin hoitakse intriigi. Midagi on plaanis. Ja täna muide kuulsin ma ka sellist siseteavet, et täna enam ei ole. Aga lähiajal on Ukraina kaitsejõududel midagi plaanis, seega läheb venelastel kuumaks. Ja samal ajal teatas täna Zelenskõi, et kaitse-eelarve puudujääk on $27 miljardit. Ja just praegu on vaja kuskilt need raha leida.
ta ütleb, et kõik need raha, mis olid ette nähtud kaitseks, sealhulgas sõjaväelaste palkadeks, on otsas. Kõik. Hetkel neid lihtsalt ei ole. eraldi kõlas hoiatus uue võimaliku ohu kohta. Kui Venemaa saavutab oma eesmärgid idas, on Putin andnud kindralitele tähtaja vallutada ülejäänud Donetski ja Luhanski oblastid, sealhulgas Konstantinivka ja Slavjansk selle aasta lõpuks. Siis võib Moskva suunata oma 300 000 äsja mobiliseeritud sõdurit teistele suundadele, sealhulgas teoreetilise pealetungi Brjanski oblastist Tšernigivi ja Kiievi oblastite suunas. Praegu ei ole Vene vägesid Brjanskis koondatud, kuid Ukraina luure jälgib tehnikat piki piiri. Ja just nende avaldustega samal ajal toimus täna Kiievis NB8 tippkohtumine. Põhja-Euroopa ja Balti riikide 8 riigi juhid, Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Saabusid arutama Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga Ukraina õhutõrje tugevdamist. Tippkohtumine keskendub Euroopa võimekuse arendamisele ballistiliste rakettide vastu ning tõrjesüsteemide ja droonivastaste tehnoloogiate tootmise kiirendamisele. See tippkohtumine eelnes ka täna toimunud tahtekoalitsiooni kohtumisele. Huvitav on see, et pärast soovijate koalitsiooni tippkohtumist juba Prantsuse president Emmanuel Macron teatas, et esimesed tahtekoalitsiooni ühised sõjalised õppused, mida juhivad Suurbritannia ja Prantsusmaa, toimuvad selle aasta oktoobris ja novembris. See tähendab, et need on juba moodustatud koalitsiooniväed ja nad hakkavad harjutama koordineeritud ühistööd. Ta mainis eelseisvaid manöövreid, rääkides liitlaste prioriteetidest Ukraina toetamisel ja julgeolekugarantiide andmisel pärast sõja lõppu. Ja see viitab samuti ettevalmistuste kiirenemisele rahuprotsessiks. Eraldi küsimus kogu selle teema juures on, mida täpselt tähendab vabamajandustsooni kontseptsioon praktikas. See tähendab, et me arutasime teiega natuke varem, et idee seisneb selles, et mõlema poole väed tõmmatakse tagasi ja nende vahele jäävat ala nimetatakse vabamajandustsooniks. Juba eelmise aasta detsembris teatas Zelenski, tsiteerin: kui me loome siia vabamajandustsooni ja see tähendab sisuliselt demilitariseeritud tsooni, siis rasked jõud viiakse sellest piirkonnast välja. Ja kaugus näiteks 40 kilomeetrit. Aga see võib olla ka 5, 10 või 40 kilomeetrit. Siis kui need 2 linna, Kramatorsk ja Slavjansk on meie vabamajandustsoon, venelased peavad vastavalt viima oma väed 5, 10 või 40 kilomeetri kaugusele. Põhimõte on sümmeetriline. Mõlemad pooled taganevad mingist tinglikust joonest ühe palju eemale, jättes enda vahele puhvertsooni, mida haldab mingi 3. administratsioon. Just sellest räägib Zelenski praegu taas, juba 8 kuud hiljem, kui endiselt aktuaalsest ja arutatavast kontseptsioonist. Ta lisas siis eelmise aasta detsembris, et sellise kokkuleppe saatuse peaksid otsustama valijad ise. Ukraina valijad läbi referendumi, mille läbiviimiseks on vaja vähemalt 60 päeva. Ja sama kaua peab kestma ka tegelik vaherahu. Nii et valimiste küsimus lükatakse praegu tegelikult edasi lootuses sellele protsessile, aga võib-olla natuke hiljem. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, pange saatele like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.